Johanna. Oleme täna päevas 11 ja teemaks on see, kui Jumal räägib kokkusattumustes. Tänane kirjakoht on Ruti lugu ja loemegi Ruti raamatust 1. peatükist ja 1. salmist. Ja neil päevil, kui kohtumõistjad mõistsid kohut, juhtus, et nälg oli maal. Siis läks üks mees Betlemmast Juudamaalt, et võõrana elada Moabi väljadel, tema ja ta naine ja 2 poega. Ja loeme ka Ruti raamatu 2. peatükist ja 3. salmis. Ja ta läks ning tuli ja noppis põllul lõikajate järelt. Temale juhtus juhuslikult põlluosa, mis kuulus Boasele, kes oli Elimeleki suguvõsast. Selgituseks võib-olla see tundub juhuslik, et Rutt noppis põllul lõikajate järelt just sellel maal, mis kuulus Boasile. Ja siis juhuslikult asjad arenesid ning hiljem sündis tänu sellele kokkusattumusele ka Taavet ning sealt edasi ka Jeesuse esivanem. Võib-olla see põlluosa ei olnudki nii juhuslik. Jumal avab uksi ja sulgeb neid. Tema käes on võim teha võimatuid asju. Temale allub nii aeg, füüsikaseadused, mateeria ja vaimumaailm. Mõnikord ei oska me ise oma elu nii planeerida, et Jumala tahe oleks esikohal. Ja tihtipeale just sellistes olukordades saab Jumal läbi kokkusattumuste kõnelda. Ma toon siia ka ühe näite. Kui ma vaatan tagasi oma elu peale, siis ma näen väga palju kokkusattumusi. Alates sellest, kuidas ma valisin kooli, kuidas ma leidsin oma esimese töökoha või kuidas ma kohtusin oma abikaasaga. Ma ei osanud kuidagi selliseid asju ise ette planeerida, aga ometigi on just läbi selliste kokkusattumuste õnnistanud Jumal minu elu palju rohkem, kui ma eales oodata oleksin osanud. Tihtipeale on vaja nii vähe selle jaoks, et olukord, kus tundub olevat mõni nõme kokkusattumus, pöördub tegelikult hoopiski millekski väga heaks, milleks Jumal on lihtsalt valinud sellise tee, et enda suurust näidata. Keeruliseks teeb kokkusattumuste hindamise see, et neid saab hinnata alles siis, kui kokkusattumus on möödas ja sellest on ka pisut aega möödas. Mõnikord tundub, et iga hetk on kokkusattumus, et just näed, selline kollane auto mulle vastu tuli või et liblikas mu päikseprillidele maandus peaks nüüd kohe midagi tähendama. Mõnikord ka tähendab, aga selle tõelisust ning Jumala rolli selles saab hinnata alles hiljem. Tänane väljakutse on see, et mõtle oma elu imeliste kokkusattumuste peale ja kuula, kas Jumal kõnetab sind. Kui sa ei pea päevikut, siis pane kirja mõned kokkusattumused, mis sinu elus on juhtunud ja kus sa oled hiljem kogenud Jumala kõnetust. Kui su elus aga juhtub midagi, mis tundub kokkusattumusena, mis võiks olla Jumala kõnetus, siis pane see kirja, palveta selle eest ning vaata, kas Jumal kõnetab sind. Ja palvetame ka koos. Püha taevane Isa, aitäh sulle, et sina oled kõik võimas. Aitäh, et sa valitsed üle meie mõistuse ning sinu läbi võivad juhtuda meie eludes väikesed ja suured imed, mis meile tihti kokkusattumustena näivad. Palun anna meile tarkust näha sinu tööd meie elus ning ära tunda sinu häält ka erinevates olukordades. Aamen.